Saaremaal Kokikülas on kisa taevani ja üks naaber kahtlustab, et teine naaber käib tema lambeid varastamas. Asi on jõudnud juba kohalikku lehte ja isegi politseisse. Külamees Tõnu Angeri sõnul käivad naabrid tema lambaid varastamas. Viimane villakera olevat ära viidud hoopis eriskummalisel viisil. Nimelt olla külamehe sõnul lammas lapse vankrisse topitud ja siis vehkat tehtud. Lapse vanker olevat jäljed maha jätnud ja see toonudki lambavarguse päevavalgele. Need lambad hakkasid nii palju ravelema, eks ole. Ja need peal tõsta, tuli vaja natuke käruga ligemal sõita niiviisi. Ja sel jäidki jälle maha, eks ole. Muidu poleks jälgi pärast selle mingi jälgi olnud, aga nüüd just see moment, eks ole, see mõni meeter. Need jäid maha. Angeri sõnul on tema juurest väga lihtne varastada. Ta elab üksikus kohas, metsaveerel, tema juurest edasi ei vii ükski tee. Inimestel tavaliselt tema kanti asja pole. Nii polevatki vaja midagi rohkemat teha kui peale passida, millal taluperemees Kuressaarde tööle sõidab. Saaremaal peetas lambad ja ma olen pidanud ka neid juba üle 20 aastani rohkem veel, jah. Nii et ma olen üsna kogenud lambakasvataja. Ja mul on nende lambastega olnud üsna sageli probleeme, et murravad rebased ja koorad on murrus käinud, aga kõige hullem on veel see, kui käivad need kahejalgsed. Mitu lammast sul kadunud on? Tähendab, ega ma nii ei saa ütelda, neis lambad ei saa ju rivis vanna ja öelda järjest loeb palju neid kadunud on või elavisid, mul on ikka neid üle 100 siin ja kõik nägupidi ma ju ei tunne. Ühel päeval tööle sõites märkas Tõnu Anger naabritüdrukut oma tee peal vankriga jalutamas. Mis seal sikka? Tore ju, kui küla välja ei sure ja pisipere peale kasvab. Tillukesele inimese hakatisele on ju ka värsket õhku vaja ja noored emmed ikka jalutavad oma beebidega. Selles pole midagi imelikku. Tõnu sõnul hakanud aga naabrinaine teda nähes soo poole plagama. See paistis Tõnule esialgu küll veidi kummaline, aga midagi kahtlast ei näinud ta sellestki. Inimesel võib ju teinekord põhja alt ära lüüa ja suur häda lihtsalt paneb jooksma. Nüüd oskab maamees muidugi asjad omavahel kokku viia ja see teeb hinge täis. Külarahvas räägib veel, eks ole, nagu lollitamine, eks ole, see on kõik meil lollitamine. Ja et loll peint ei raipa midagi, tema ei saa millest ka aru, sest tema nagu pole aru, kui nii see on. Kohe ütlevadki, et sa oled täitsa soitu peast, jah? Ei, nad ei ütle, nad on tema tegu saanud selle märku, eks ole. Mida naabrid Tõnu Angeri jutust arvavad? On neil siis tõesti nälg nii majas, et tuleb lambaid varastada? Nalja teete või? Kust ta üldse sellise jutu peale üldse tuli, et meid niimoodi süüdistama hakata? Hull lugu kohalikus lehes ja olete siis lambavargad või? Ei ole ju. Sa lugesid seda, mis sa tundsid? Ma küll mõtlesin, et see on mingi nali. Et kui ma raadios kuulsin seda, siis ma läksin internetti ja vaatasin, polegi nali. Ongi lehes selline loll jutt. Aga täitsa loll jutt, jah? Ongi. Kõige imelikum on see, et see inimene teab mind sünnis saadik ja siis tuleb sellise lolli jutu välja. See lambavargaks tembeldamise lugu on naabrite arvates äärmiselt solvav ja häbiväärne. Endiselt ootavad nad Pendi talu peremehelt avalikku vabandamist, sest nendel polevat Tõnu lammastega mingit pistmist. Teie arust on see alatu laim? On. Ja tohutult alatu, sellepärast kõik lehed ja internet ja igal pool on sellest jutt. Ja nüüd olete teie ka veel platsis. Sa ise ka jahimees metsas näinud korjuseid? Jaa. Tema omad kõik? Selle kevad oli sii kalamehed leidsid jõe äärest mitu laipi ja neid mees pani karjust, oli jälle mitu tükki seal soo äärtmeed laiali ja see pole mingi jutt, et seal on mingi teine jama. No siis tegelikult see võib tõele vastata, et lambad kaovad. Selles ma on täitsa kindel. Mitte keegi neid ei varast? Ei varast. Kindel. Lisaks teab aga Koki külarahvas rääkida, et ega Tõnu Anger ka ise puhas poiss pole. Vaadaku parem peeglisse ja tuletagu meelde, mida ta kolhoosi ajal ise tegi. Tõnu Anger aga ei teegi nõukaaegsest patust saladust, vaid kinnitab ka reporterile, et tõesti ta on kolhoosivara tätsanud. See oli aeg, kui palgad olid kolhoosis maksmata, aga loomad tahtsid talitamist. Mis sa hädaga ikka teed? Samas polevat keegi sealmail taolisest patust puhas ja niinimetatud ühist vara tarisid koju kõik kolhoositöötajad. Suurte bosside kõrvale pandud tavaariga võrreldes olevat Tõnu Anger aga süütu poisike. Tähendab, jälle oli juba vara tagas, eks ole. Tahtsin oma põld tagas saada, aga heinapõld aga ei saanud ja
ja see kevadele pool lambad hakkas, ühesõnaga Heinu poole võtta, siis ma vahel jalgratta tõin mõne palli sealt ära jälle. Ja tegelikult see on muidugi ammu kõik välja makstud juba, aga tegelikult suurem kogus selle ju viidi hoopis autoga minema, aga mul autot polnud ja siis aeti nagu segamu ka ajal, eks ole. Näljatunne ja sugutung. Need on need kõikse võimsamad jõud, mis maakeral asjad liikuma panevad. Saaremaal, Koki külas ja Lümanda vallas pidavad Tõnu Angeri jutu järgi enamus inimesi, pensionärid või toetustest elatuvad, töötud olema. Salaküttimine ja varastamine olevat sealkandis täiesti normaalne tegevus. Tõnu räägib, et selle peale ei vaata keegi eriti kurjasti. Inimene peab ju kitsal ajal kuidagi endal hinge sees hoidma. Erilist viha tekitavad aga talumehes salakütid. Üks tapmine ja paugutamine käivad kogu aeg. Ma elan siin metsa sees ja looduse keskel ja mina olen nagu tähendab roheline. Ma olen siuke rohiroheline. Muidugi on rohelised, kes on nagu raharohelised, aga mina olen rohiroheline. Ja minu mõttelaad ja suhtumine on hoopis teistmoodi. Ja ma saan nauta seda vaikus, mis tegelikult loodus pakub. Muidugi mulle küsitakse, et elan metsas siuke vaikus on. Aga tegelikult vaikus siin ei ole ju. Jäämid lasevad korrad lahti, lähevad metsa augub, ülebiges, püsib pauguvad. Mäletatavasti rääkis Saaremaal lokkavast salaküttimisest ühes reporteriloos ka Triigi sadama lähistel elav Vigala sass. Loomadele ei antavat metsas enam üldse asu ja need tulevad juba talude lähedusest turvalist paika otsima. See jutt pahandas eelkõige leisi jahimehi, kes kohalikus lehes sassi valetajaks kirusid. Saaremaa keskkonnainimesed laiutasid aga vaid käsi, sest nendele pole kaebusi salaküttimise kohta tehtud. Seal on näha nende ummerite jäljed, kes seal käivad öösiti ju nende suurte lampidega ja neid taga ajamas. Kas on lubatud või mitte lubatud, aga niisugune asi see toimub. Ainult jätavad tihtipeale ju loomi metsa, need meil siin on sisse tulnud parki, on ju täis puruks lastud loomad. Nüüd siis jälle täpselt samasugune jutt, aga hoopis teisest Saaremaa otsast. Ajalehes Meie maa ilmunud Tõnu Angeri artikkel ei vihastanud seekord aga mitte Lümanda jahimehi, vaid tigedaks läksid hoopis Koki ja Kotlandi külarahvas. Nad polnud nõus Angeri väidetega, et sealkandis joodikud, vargad ja salakütid elavad. Kotlandi külavanem kutsus kokku isegi rahva koosoleku. Tõnu Anger sinna ei ilmunud. Kotlandi külavanem organiseeris sellise rahva koosoleku, muidugi ma ei tea, palju seal rahvast oli. Ja tähendab, peamine jutt oli, et ühesõnaga, et teil lehes oli, et miks maa pole kohal tulnud. Aga ma ju keegi pole mulle helistanud, kunagi ta mingit kirja saatnud. Parim kaitse nüüd on ka rünnak. Ja siin oli rünnak muu vastu. Et ühesõnaga kaitse ennast selle jälle ja siin tegelikult peamine asi on, see on ju hoopiski salaküttimine. See lambavargus, see on kõik nagu teisejärguline, aga ma enne siin näha siin metsa sees, eks ole, ja siit on ju kohe näha, eks ole, et jälle kuidas liigud ja siin pole ainult nii, et neid töötud varast, mida tähendab salakütiksid. Siin on käivad väga uhked, limusiinid sõidavad siin ja... Oskad sa kellegi peale ka näpuga näidata? On siit Saare maakonnast, on need mandrisaksad, sa räägid kogu aeg, et kõrgel tasemel, aga kui kõrgel, kes? Oskad sa midagi täpsemalt öelda? No ega ma siin mikrofonis ja telefoni seda ütlema ei hakka, kes on aga jälle. Võta siis kinni, kes puhas poiss on ja kes patuga pooleks oma elukest elab. Lärm on suur ja asi on ka juba politseisse jõudnud. Küll on aga Angeril ka üsna palju tuliseid toetajaid. Nemad kiidavad maameest taevani. Üks asi on aga kindel. Jaanipäev on lähenemas ja see tähendab, et nii mõnigi lambakasvataja avastab õudusega, et pärast pidustusi nosib aasal üksjagu vähem villakerasid.